Täna õhtul siis kella 8 ja 11 vahel oli Tallinna tänavatele kogunenud üle 500 inimese, keda aeg-ajalt siis eri paigust politsei poolt laiali aeti. Lõhutud on bussioote paviljone, kokkupõrkeid politseinike ja agressiivsete vandaalide vahel oli põhiliselt kesklinnas ja Kaarli puiesteel. Tõnismäe pronkssõduri telgi ümber kogunes sadu inimesi, kuid politsei on suutnud sealt massid laiali ajada. Nii joosti Tallinnas Inglise kolledži ees asuvasse bussipeatusesse, mis mõni hetk hiljem puruks löödi. Täna kasutavad vandaalitsejad endale rätiku või särgi näo ette tõmbamise strateegiat. Veidi aega enne oli Toompeal näha sümboolset vaatepilti. Raudväravad tõkestavad Toompeale sissepääsu, paljud mäletavad sarnast olukorda aastast 1991. Noorte eestlaste suurem grupp ilmus Estonia teatri ette 8:30 paiku õhtul, eriti kaua neil skandeerida ei lastud. See situatsioon leidis aset vaid veidi enne seda, kui Tammsaare pargis pauk käis ning rahvuskirjaniku kujuvärviga üle visati ning püüti ka põlema panna. Tammsaare all ilutseb kiri Ansip Tšmo, mis tõlkes tähendab, et Ansip on inimene, kes on moraalselt alla käinud. Märulipolitsei reageeris kiirelt ning pargis märatsejad võeti kinni. Kuule, me oleme Erkioski millise juures. Kuhu buss pannakse, ma ei tea seda ka. Siin Pärnu maanteed. Mis sinul on? Kella 9:30 paiku toimus suurem kokkupõrge Draamateatri ees, mis lokaliseerida siiski suudeti. Pärast seda läks suurem osa inimesi laiali, et taaskord kohtuda pronkssõduri telgi juures. Politseijõud on endiselt väljas ja rõhutatakse, et suuremaid rahvahulki ei lubata koguneda, kuna provokaatorid kasutavad rahvahulki kattevarjuna.